Tšau, ilusat pühade aega teile. Jah, homme on suured jõulud juba. Ja, ja mõni võib-olla tähistab täna, me tähistame homme ja siis jõulumeelelust ajendatult me teeme täna minu lemmikmängu. Mis see tähendab, on me teeme küsimuste mängu, et kokku võtta aastat ja võib-olla natukene mõtiskledagi, et mis läks hästi ja mille eest võib-olla ka tänulik olla, siis teeme, Kai kirjutas enamus neid, ma lisasin ka paar küsimust siia, et me võtame küsimusi ja vastame neile ja selline väike võib-olla mõte teile ka, mida perega teha, et ma juba oma pere ette hoiatasin, et me teeme pärast jõulupraadi ja esinemisi küsimuste mängu. Jah, ja see ongi nii tore, et igaüks paneb mingid oma küsimused, segate ära ja siis kõik võtavad ja kõik vastavad ja siin ka mina ei tea, mida Kadrian küsis ja Kadrian ei tea, mida mina küsisin, nii et meil on mõlemal tore avastada, aga olgu sul au võtta esimene küsimus. Nii, nüüd ta kirmus aga. Mida õppisid oma äripartneri kohta sel aastal 2024? Ehk siis minu kohta. Ma õppisin... Okei, las ma mõtlen natukene. Ma arvan, et võib-olla kõige suurem võib-olla selline avastus või tõdemus oli see, kui kiiresti sa ikkagist kohaned uute olukordadega. Et kui meil on ka mingid kas koolitused või olukorrad, kus asjad ei lähe nii nagu plaanitud, siis mind viib see ikkagist rivist korraks välja, aga sina oled nagu kohe selles, et okei, kuidas me teeme, mida me teeme, et selline nagu väga kiire praktilise meelega just sükestes võib-olla nagu ootamatutes olukordades ja see on olnud väga suureks abiks ja päästeks, ma arvan, nii mõneski hetkes. Kas tahad, ma vastan samale küsimusele sulle ka? Las tulla. Ma arvan, et see, mida ma ka viimase aasta jooksul kõige rohkem olen sinu puhul õppinud, on ka kiirus, aga just selles osas, kui kiiresti sa õpid uusi asju ja neid rakendama. Et kui me oleme täiendanud siin nii ettevõtte poole pealt SEO, finantside osas, turunduse osas, reklaami osas, siis seal on nagu, sul tuleb alati see, et meile õppisime seda, me peame seda rakendama, me peame seda kasutama, et ei saa nagu kordagi minna seda, et ma ei tea, seekord laseme kuidagi kuidas olla. Et see, ma arvan, sellistes praktilistes asjades, aga siis ka human designi osas, et kõik see uus, mida me õpime, siis selle kohene rakendamine on see, mida ma imetlen. See on Mangeni kiirus, kui asjast on päriselt nagu huvi. Ja, nii. Ma võtan siit siis küsimuse, et mis on üks asi, mille tahan jätta aastasse 2024, mis tõi rahutust. Meil sellega seoses, et meie ettevõtte Bodygraph on manifestor ja et see töörütm ja see energia on hoopis teine kui mu isiklik energia, siis sealt sellega seoses ma arvan, kogu see rahutus, et ma ei saa aru, mis toimub, et kuidas see energia käib ja kuidas vahepeal on need pikemad pausid ja siis kuidas järsku on neid ideid ja koostöösid ja neid pakkumisi kõike nagu nii korraga, et su ühte päeva ei mahu ära ja siis jälle mingi aeg on see paus, et saada aru, et me ilmselt meie ettevõtte alt me ei saagi kunagi loota, et meil on iga päev püsivalt midagi, vaid meil nagu käib see, tuleb kõike korraga nii palju ja siis jälle on see langus. Et ma arvan, et sellega seoses see rahutus, et pigem on see, et hakata seda nautima ja olla nagu valmis, et okei, praegult on paus, küll me siis juba oleme valmis nii-öelda nagu selleks surfilaineks. Ja, sa võid ka mõelda kaasa või kas võid küsimused kirja panna endale, copy paste ida. Ja. Hästi, aga võtame järgmise. Mis oli sinu jaoks eelmise aasta tipphetk Human Design stuudioga? Ma arvan, et mu tipphetk oli kevadel, kui me tegime selle 6-nädalase koolituse. See oli nii tore. Meil oligi 6 nädalat selline iseenda tundma õppimise koolitusprogramm, et kus me võtsime erinevad teemad ja pisikese grupiga
ja see oli nii äge. See oli laivis. See oli laivis ja päris ruumis, et me nagu just see, et mis me oleme tõdenud ka, et inimestega päris ruumis koos olla, et see on see, mis meile meeldib. Ja see, et ongi sa justkui jagad mingit infot ja siis oli see võimalus seda praktikasse panna ja siis see tagasiside ja need küsimused, selline nagu väga interaktiivne, see oli väga-väga-väga tore, täpselt see rõõmutunne pärast igat seda kolmapäeva õhtut lähed koju. Mul oli see edutunne ja sul oli see rahulolu, mida me nii palju jagasime, et see on midagi, mida me kindlasti ka kordame sellel aastal selle võimalusena. Nii. Millise koolituse ettevalmistus oli kõige toredam? Ma mõtlesin, kas ütled toredam või raskem, ma ei saanud aru kuni lõpuni. Kõige toredam. Suures plaanis on kõik väga ägedad olnud, et me oleme teinud laive, me oleme teinud neid praktilisi koolitusi, suhete koolitusi nii online'is kui ka siis füüsilises ruumis. Aga ma mõtlen, et võib-olla see nende meeskonnakoolituste kokkupanek, mida me suvel tegime, et kuidas päriselt siis ettevõttest rakendada human designi, siis ma arvan, need olid meil kõige lõbusamad, kõige ägedamad, et ma ise sealt nägin seda kõige suuremat potentsiaali ja see tagasiside, mida me sealt saime. Et jah, kuna me ka ju Skoros tegime koos neid meeskonnakoolitusi, siis sealt võib-olla see selline igatsus teha just mingisugusele grupile, tööalaselt meid nii-öelda nagu inspireerida, käivitada, siis see ilmselt võttis mul nagu selle, andis ise võib-olla kõige rohkem. See Skoro, me töötasime enne seal koos, seal me tutvusmegi, lihtsalt siuke vaheremark. Nii, mõtlen järgmise. Kõige rohkem südamesse läinud tagasiside aastast 2024. Neid on palju. Te olete nii palju jaganud positiivseid sõnu, lauseid, kirjakesi, et see on siiamaani seda nii palju. See on nii tore. See on väga raske valida. Ma mõtlen, kas sul tuleb kohe midagi hüppab pähe või? Võib-olla see, mis nüüd viimati tuli, et üks inimene kirjutas, et me tema jaoks oleme Eestis kõige ägedamad human designi informatsiooni jagajad. See on siuke väike selline boost. Aga ma olen saanud individuaalsetelt lugemistelt seda tagasisidet, et kuidas ma oskan hästi ruumi hoida ja sellist avatust, turvalisust ja sellist, et inimene julgeb ja saab jagada ja ta läheb sealt ära sellega, et ma päriselt oskan midagi teha ja ma päriselt saan teha, siis see on see koht, kus ma ise tunnen, et ma olen nagu, et kõik see, mida ma olen panustanud ja pingutanud ja see, mida ma olen tahtnud anda inimesele edasi, et kui see jõuab kohale ja inimene on selle eest ka tänulik ja võib-olla need mõned üksikud, või mitte üksikud, aga mõned sellised individuaalsed pikad tagasisided, mis on tulnud, on nagu see mul alles. Ja ma arvan, et mul ka see individuaalsetel lugemistel inimesed, kes käivadki mitu korda just see tagasiside, et sa näed, et see, kuidas see abiks on. Ja tegelikult, kui ma mõtlen, siis see 6-nädalase koolituse tagasiside, me saime ka ikkagi nagu väga pikad ja sisukad ja seal ka just see, et kui tulebki see tõdemus, et kuidas inimesed seda infot nagu rakendavad ja päriselt, kuidas see neile kasulik on, siis see on see tunne, et kuidagi, et päriselt on kasuks ja see läheb mulle hinge. Ja jagavad juba peres ka edasi seda informatsiooni, eks ole, ja igapäevaelus oskavad märgata seda, et eks see olegi selle human designi eesmärk, et sa rakendaksid seda, kasutaksid, et su elu oleks toredam ja ägedam. Vist see minu kord võtta. Ongi. Eelviimane. Nii, 3 asja, mille eest oled tänulik HDS-iga seoses. No üks istub siin. Teine istub siin. Et ma arvan, et ilma sinuta ei oleks nagu mitte midagi. Et ma isegi loetleks tõesti 3 asja, vaid tõesti see, et meil on selline koostöö, mis on fun, mis on äge, mis on samal ajal professionaalne. Ja kuidas see meil kõik klapib, et ma ei osanud isegi oodata, et koostöö äripartneriga nagu ka äriasjades võiks olla nii äge, soe, toetav, inspireeriv ja kus ma olen muidu üksinda. Minu disain on väga individuaalne. Ma olen single definition, ma otsustan kiiresti, ma teen üksinda, mul on see 1-3 profiil, kes tahab üksinda katsetada, teha, toimetada, siis seda kogemust
et päriselt kellegiga nagu perest väljapoole niimoodi usaldada, siis see on midagi harukordset, nii et kõige rohkem tõesti ma olen tänulik sinu eest. Ja samad sõnad vastu, sest sa täidad minu elu unistuse selles osas ühe neist, sest mul on olnud nagu alati see unistus, et ma saaks töötada väikses tiimis, kus kõik osapooled on päriselt sisemiselt motiveeritud ja võtavad vastutust ja teevad nagu hingega asja, ongi seda põrgatamist, sest minul vastupidiselt mul on split definition, seega mul on vaja seda niisugust nagu teist inimest, et jõuda mingit arusaamadeni enda sees ja lisaks ma olen 4, kellel on vaja seda enda kogukonda ja mu nagu töö, rahulolu ja rõõm sõltub nagu tohutul suurel määral just sellest, kellega ma koos töötan ja see on olnud, ma ütlen, number 1 kriteerium see, et mul oleks nagu tore tiim ja praegu see on nagu lihtsalt rohkemgi veel, kui ma oleks üldse suutnud unistada, nii et ma olen ka mega tänulik. Väga tore. Jah, nii, viimane küsimus. Ma arvan, et see minu oma. Üks asi, mida uut human designi perspektiivis enda kohta õppisid. Ma arvan, et see autoriteet, millest me oleme ka väga palju jaganud sinus endaga otsustuskoht, et kuna me nii aktiivselt, muidu on see, et sa elad selle järgi, aga kui me teeme seda human design stuudiot, siis ongi kogu aeg tuleb sinna see element juurde, et mõelda, et okei, mis on need põlevad kohad, mida jagada. Ja just otsused minu arust on see koht, kus mul tihtipeale on see, et tunnetada veel ära seda, et kuidas see minu otsustamine käib, kuidas mul need emotsionaalsed lained käivad. Ja just ma olen seda laine mustrit hakanud nagu nii palju paremini nägema ja märkama ja just seda pidi ka, et ongi see perspektiiv, et okei, ma saan aru, kuidas see mind mõjutab ja siis ongi see võimekus ka võib-olla neid näiteid tuua. Ma arvan, et see enda otsustamise autoriteedi võib-olla siis nagu lihvimine on see üks suur element. Jah. Jah, ongi kõik. Aga jaa, aitäh, kes sa kuulasid lõpuni ja mõnusat rahulikku jõuluaega. Toredaid küsimusi sulle. Sama võib teha ka näiteks 2025 aasta mingite unistuste või sihtidega, et siuke inspireeriv tegevus perega, lähedastega, sõpradega. Ja, soovime teile rahulikku jõuluaega, särtsakat aastavahetust ja kohtume juba uuel aastal. Tšau! Tšau!